Tere Sille! Tere Kristin! Viimane kord istusime sinuga siin, täna istume jälle siin. Tere vaataja, kuulaja. Meil on aasta lõpp, aga ma ei tahaks liiga palju täna aasta lõpule keskenduda. Ja korra vaataks üle või mõtleks sinuga koos üle, mis me eelmine kord rääkisime. Usaldus ja eeskujuks olemine. Ja head suhted. Head suhted. Ja, meil on nüüd mingi kuukene möödas sellest, kui me selle episoodi lindistasime. Vaatamisi on olnud, see on lahe, aitäh teile. Aitäh. Ja eks see podcast natukene on ka siukene nagu, ma ei tea, teraapia vorm või siukene nagu enese sisse vaatamine, et siis avaldad mingit arvamust ja mõtled, kuidas sa mõtled ja asjadest aru saad ja siis sa lähed ju sellega edasi, vaata oma ellu, oma päeva, võib-olla ka kuulaja läheb, sai mõne mõtte, vaata, et siis vaatad, et kuidas siis, kas ma räägisin õiget juttu ja kas ma ikka oskan seda praktiseerida, mida ma räägin, on ju. Et mulle eelmine episood väga meeldis, et see enese nagu väljendus ja see eeskujuks olemine on väga raske asi, aga väga lahe, kui sa oled nagu teadlikult sellel teekonnal, et iga samm, mida sa elus teed, mis välja poole paistab, on ju tegelikult kellelegi eeskujuks ja see ei tähenda, et see oli hea eeskuju, aga see oli mingi asi, mida keegi nägi ja alateadvusesse ikka kinnistuvad on ju siuksed teiste inimeste tegevused ja siis ongi, et kas nad haaravad sellest kinni või mitte või arvavad, et niimoodi on normaalne käituda või mitte, on ju. Ja minul see usalduse teema sai mõnes ringis seda veel pärast edasi arutletud ja kusjuures, et tagasi tuli see, et minge veel tiipi, nii et Sille meil täna saame tiipi minna. Et võime veel 2 kihti sügavamale minna. No siis tuleb minna täna teemale või sügavutti teema ka enese ikkagi usaldamine, enese väärtustamine, ongi enese usk. Just. Ja enesega koos edasi liikumine või kus sa oled ja kes sa üldse oled, on ju. Jah, ja võib-olla äärmustest ka on ju, mis enese usalduse siis teine pool või teine mündi pool on ja kuidas me sinna kukume ja kuidas me seal tõuseme, mis need variandid on äkki juba mingid tööriistadeni ka. Vaatame. Et eks sellel nagu kõikidel teemadel on nagu need, dikotoomia on nagu see üks hea sõna, on ju, aga teistpidi siis mulle meeldivad ka nagu need arhetüübid, on ju. Et kui sa oled keskmes, siis sa oled see asi, kui sa oled nagu nii-öelda selles ühes äärmuses, siis sa oled siukene ja kui sa oled seal teisel pool äärmus, kus on liiga palju või liiga vähe, et siis sa oled nagu mingi teine nimetus. Et lahe on asju nimetada, vaata, et siis kuidagi jääb võib-olla paremini meelde. Aga meil nimetusi pole, me hakkame neid leiutama nüüd. Ja, lihtsalt käime üle, millised need märksõnad on ja jah, mulle meeldib see, et sa tõid need nagu äärmused, ehk siis need varjupooled, võib-olla üks vari, teine vari. Aga Sille, meile siin enne saime ka jutustada natuke, sa mainistasid ühte raamatut. Mis teema selle raamatuga on? Kohe hakkame paugust pihta. Muidugi, mis me siin vaatame? Mulle meeldis, et sa ütlesid, et praegu me küll lindistame seda aasta nagu lõppu valguses on ju, aga ma mõtlesin, et toon selle veel siia enne sisse, et tegelikult see nagu mõtisklemine, et kus sa oled, kes sa oled, kuhu sa jõuda tahad, on nagu siukene asi, mida võib teha kogu aeg. Et siis, kui on mingi, ma ei tea, võib-olla oli mingi pauk, võib-olla oli mingi kriis, on ju, sünnipäev, nagu sa enne ütlesid, või ma ei tea, võtad emadepäeva või suvalise 7. veebruari, on ju. Et ei pea ootama aasta vahetust või mingit, ma ei tea, mis sündmust siis veel on ju, et ma nüüd siis hakkan tubliks nagu see, ütleme ausalt, see on paratamatu see aasta vahetuse teema, et kõik on nüüd uuel aastal järsku nii tublid on ju, aga paljud tegelikult väga kiiresti kukuvad sealt reebelt maha, annavad rämedaid lubadusi ja siis 2 nädala pärast on kõik tagasi, sest sa ei ole see inimene, kes teeb neid asju
milleks sa tahtsid saada või kelleks sa tahtsid saada, sest et sa ei muutu üleöö, vaata, et inimesed muutuvad ikkagi ühe sammu väikse tüütu sammu kaupa, kus sa ei näe kohe tulemusi. Väga nõus. Et see on hirmus. Aga see raamat, selle raamatu pealkiri on From Strength to Strength. Et ma arvan ka, et paljud meie kuulajad on kuskil meiega sarnases vanusegrupis ja ma arvan, et see läheb suhteliselt palju teemasse ja kui sa oled noorem, siis see on heaks teadmiseks ja kui sa oled vanem, siis see on juba ammu hea asi, mille peale mõelda, on ju. Siis on meelde tuletus, jah? Jah, et see läheb kõik väga hästi kokku sellega, et kes sa oled, kas usaldad ennast, kas sa tead, kuhu sa jõuda tahad ja kõik need teemad. Ehk et see autor siis Arthur Brooks räägib sellest, et me elame inimesena läbi 2 nagu elufaasi. Erinevaid käsitlusi on muidugi väga palju. Aga selle teooria põhiselt siis meil on nagu see nooruse faas, kus me paneme nagu täiega, käime, mingi drive on suur, tahe on suur, lähen proovin, teen seda, katsetan, kõik inimesed muidugi on erinevad, aga nagu laias laastus me läheme nagu sellest toorest jõust on ju peale, kus me veel ei tea mingisuguseid asju, meil ei ole veel mingisuguseid kogemusi, võib-olla ei ole ka nii palju, ma ei tea, vastu näppe veel saanud, on ju, ei ole nii palju feile, eksimusi, mis on kõik väga vajalikud asjad. Ja siis nagu kogumegi nagu seda kogemust, me kogume infot, me arendame suhteid, mida kõike on ju. Ja siis paljud inimesed ju koguvad nagu mingit kuulsust või tuntust või mingeid auhindu või mingeid trofeesid või mis iganes tähelepanu siis on ju. Ja kellele ei meeldiks see, kui neid tunnustatakse hea töö eest on ju, või saad medali või aukirja või rahalise tänu või lihtsalt töö juures öeldakse, et tubli töö on ju. Siis selle sama teooria põhiselt siis see teine elufaas, mis just nagu teise elufaasi minekut justkui kirjeldab siis siuke asi nagu keskiakriis on ju. Kusjuures seal raamatus ta kordagi ei maini seda fraasi, ma ise nagu sõnastan seda nii, sest ma ise tunnen, et ma olen selles kohas. Aga kui ma olen mõnele tuttaval öelnud ka, et mul on selline tunne, et ma juba nagu läbin vaikselt keskiakriisi on ju, ma olen 37, siis kõik on nagu, et mis asja sa ajad, vaata, et nagu loll juttu on ju. Aga siis ongi see, et ma saan aru, et inimesed saavad ka sellest fraasist ühtemoodi aru ainult, aga tegelikult keskiakriis ei ole üldse nagu halb asi, vähemalt minu arvates, et see, et kui me siin vaatame, et ma ei tea, inimesed ostavad, ma ei tea, Lamborghinisid ja otsivad enda armukesi ja mis iganes, sest et nad ei ole enda eluga rahul, on ju. Kuidas me sinna jõudsime? Et siis on jah, keskiakriisil justkui see nagu halb see konnotatsioon nii-öelda, on ju. Aga tegelikult see ongi lihtsalt see, et see keskiakriis tekibki siis, kui sa saad aru, et see viis, kuidas oma esimeses elufaasis elasid, ei toimu su jaoks enam teises elufaasis. Ja see nii-öelda see mõttehetk siis, kus sa hakkad selle peale mõtlema, oleneb siis inimesest ja tema karjääri valikust on ju, et erinevatel teadusvaldkondades jõudis see kätte nagu hiljem näiteks on ju, mingisugused müügid või rohkem aktiivsemad tööd, seal jõudis see hetk nagu varem kätte, aga see oli umbes 35 kuni 52 vanus, kui ma ei eksi, kus on see prime time, kus sa vaatad, et okei, ma ei ole enam noor, ma ei saa selle sama drive'i pealt enam minna. Ma kindlasti tahan kohe sinu arvamust või kogemust ka kuulda, sest sa oled umbes samas vanuses, on ju. Umbes täpselt, on ju. Et see mõte on nagu selles, et vaata paratamatult inimesel hakkab tekkima nagu see allalangus. Kas vaata su kehaline võimekus võib-olla ei ole enam nii hea, muidugi kui sa tublisti trenni teed või toitud on ju, siis seda on võimalik väga kaua hoida, ajuga samamoodi seda on võimalik hoida ja treenida, aga mingi hetk sa hakkad aru saama, et sa ei ole enam see inimene, kes sa olid 25-selt või 30-selt. Ja siis sellega tuleb nagu leppima hakata. Ja siis sa pead hakkama asju ümber mõtlema oma elus ja mõtestama, et mis siis tegelikult sinu elus nagu tähendus annab, on ju. Et kõik need saavutused olid korraks toredad, aga teises eluetapis paljud inimesed ei saavuta enam nii palju neid tipphetki või siis võib-olla mingis teadustöös või mingis jukses asjas just saavutab, sest et ta on hästi palju infot kogunda, on ju. Aga laias laastus, et selles teises elufaasis inimesed jõuavad rohkem sinna
nagu õpetamise faasi ja siukene, et hakkab nagu looma mingit kogukonda, et hakkavadki professoriteks, mingisugused ongi koolitajad, on ju, sest et neil on kogemust, mille pealt nüüd nagu minna ja õpetada, anda edasi enda nii-öelda pärandit, on ju. Ja väga suur osa on siis tegelikult selles, et mis suhted su elus on, see kogukond, on ju. Sest seda me teame ju kõikidest teadustöödest ja mis iganes, et kõige rohkem tähendust annavad elule inimsuhted, on ju. Ja siis osad inimesed hakkavad siis oma usku pöörama või usku leidma, sest et siis hakkab teadlikkus sellest, et kunagi saab elu otsa, on ju, siis hakatakse mõtlema, et mis siis saab pärast surma, kuhu me jõuame, et siis seal oli ka näha, et paljud inimesed hakkasid usklikuks, leidsid Jumala või mingi muu usu enda jaoks, on ju. Et siukene arusaam, et nagu teises elufaasis sa ei saa enam minna nagu mingi, saad, kui sa tahad, aga sa ei ole sellest õnnelik, on ju. Mingi selle petukaga või nagu paned mingi maski ette ja ma olen siukene ja mul on ilus elu ja nagu paljud inimesed näiteks ikkagi sotsiaalmeedias suudavad vähemalt seda kujundada või kujustada, et kõik on justku hästi ja mul on rahaga hästi ja suhetega hästi ja värgid-särgid, aga tegelikult kindlasti mitte kellelgi ei ole hästi kogu aeg. See lihtsalt ei ole nagu võimalik ja endale tuleb seda hakata mingit tunnistama lihtsalt. Nii et pikk monoloog oli. Kuidas suhestud? Suhestun. Ma arvan, et meil on neid etappe rohkem, aga võib-olla see läbimurre toimub tõesti seal kuskil 30-ndates. Kui ma ennast mõtlen 10 aastat tagasi, siis isegi 20 aastat tagasi on ju 16, siis ma arvasin, et ma tean kõike. Või vähemalt, et saad elust justkui aru. Ja vaidlesid, ma ei tea, vastu. Ma olin ikka päris hull teismeline ka, nagu oh my lord. Aitäh Jumal isale, et nad olid nii kannatlikud, aga jah, ühesõnaga ma arvan, et neid etappe on rohkem ja suhestun ka sellega, et okei, mida rohkem kogemusi, teadmisi me saame, seda rohkem teame, mida me ei tea. Ja minu meelest see alandlikkus tekib ka seal, on ju, et ma ei olegi maailma naba ja ma ei teagi kõige rohkem, et kui neid uksi järjest avaneb, uusi maailma tasemeid avaneb, siis saad aru nagu, et okei, veel on minna. Nii palju on veel teada ja uurida ja avastada, on ju. Ja see uudishimu võiks kaasas käia iga etapiga elust. Aga kui ei käi, kui uudishimu ei ole, kui ei ole siukest nagu, mis on siis nagu, ma nimetan seda nagu elu januks või? Et jäädki kuskile mingisse oma mugavustsooni kinni ja siis ma arvan, tulevadki need varjud, et siis me jääme kinni kuhugile mingisse äärmusesse või mulle meeldib see psühholoogias on see sellised ka, tead nagu mingi lapse rolli, et sa ei võtagi seda täiskasvanu positsiooni ja kogu aeg asju sinuga juhtub. Ma arvan, me teame enda ringkondadest ikka, tead kedagi, kes on selline, kellel kogu aeg midagi juhtub ja siis ta viriseb ja ägiseb nende asjade all ja ühesõnaga ei võta lõppude lõpuks vastutust, on ju, ja see ongi see lapse positsioon, kus keegi tuleb, või et ongi see, et ma lihtsalt vingun ja ütlen, minuga on kõik halvasti, aga ma ei küsi abi või et lihtsalt asju lihtsalt juhtub ja nagu ei jõuagi sealt välja, see on mingi selline nõiaring, mul on tunne. Ja kui sa üks hetk otsustad, elu ei juhtu nagu lihtsalt või et ma täna hommikul just meie ühel koosolekul ütlesin, et kas sa tahad, et elu juhib sind või sina juhid elu, et jällegi kelle käes on need ohjad, on ju. Ja ma arvan, nooremana ma ei saanud sellest niimoodi aru ja oledki seal lapse rollis ja lõpuks, kui selle täiskasvanu endas nagu vastu võtad, et ei tule ema, ei tule isa, ei saa seal hällis või ei saa sinna vankrisse istuda ja keegi paneb selle sooja teki peale, lihtsalt oled. Väga pikalt ma arvasin või nagu tahtsin, et see oleks niimoodi reaalselt. Et keegi tuleks ja paneks mulle teki peale, aga nüüd on see, et nüüd ma olen ise täiskasvanud ja ma saan ise selle lapse eest ja oma sisemise lapse eest just hoolitseda. Nii huvitav, me jõudsime sisemise lapseni. Päris hea on ju. Mitu kihti jälle sügavamale minna.
täiskasvanuks saamine on olnud minu jaoks väga raske, et ma vist kunagi olen mingis osas seda mõtet korra maininud ka, ma ei mäleta, sest ma olen selle mitu korda öelnud, võib-olla ei ole siin, aga et nagu justkui tahta vabandusena tuua seda, et kuna minul ei ole lapsi jõudu, mis on siis sulgudes veel, siis paljude inimeste jaoks laste saamine võrdub täiskasvanuks saamine, sest et nad peavad vastutama kellegi teise elu eest ja see tähendab seda, et elus tuleb väga palju korda luua, on ju. Majutus, rahaasjad, aja planeerimine, toidu tegemine, mis iganes asjad, et lapsest saaks mõistlik inimene ja kõik edasi, on ju, see vajab väga palju oskuseid ja planeerimist, mis tähendab, et kõik ei pruugi ka saada täiskasvanuks, oleneb selle käigus, aga paljud kindlasti saavad, ma usun. Ja siis ma olen ka nagu tõin mingi aeg nagu endale, mitte nagu vabanduseks, vaid lihtsalt nagu kuidagi realisatsiooni, et okei, mul lapsi pole, et ju siis ma pean kuidagi teistmoodi lähenema sellele, et ma sain või saan täiskasvanuks või olen juba täiskasvanu või mis see üldse tähendab või mis vanusest üldse saad täiskasvanuks, see on ka nagu huvitav küsimus, on ju. Või mis tähendab täiskasvanud olla, on ju. Ma ise mõtlen seda, et okei, üks asi on laste saamine, aga ongi igasugused elumuutused, ma ei tea, keegi lähedale nagu lahkub meie seast, see ilmselt paneb nii-öelda kõigutab meie paat ikka korralikult, on ju, et sa hakkad mõtlema mingite asjade üle. Ja siis sa pead lõpuks mõtlema, et okei, lõppude lõpuks olen mina ja maailm on ju mõnes mõttes, et mina siin maailmas tegemas asju ja kuidas ma siis toimetan, et keegi tule mind päästma. Jälle, et me ei saa sinna ohvri rolli nagu jääda kümblema, sest ma ei tea, siis sa oledki nagu mindsetilt oledki selline lapsemeelsem läbi oma elu ja loodad, et keegi tuleb päästab sind ja siis juhtub nagu igasugused asju on ju, me kukume kuhugile sõltuvuste küüsi, jah, meil on halvad suhted, on ju, et kui võtta see ikkagi see juhi positsioon enda elu, ohjad enda kätte, siis ma arvan, nendest etappidest läbi minna on nagu palju lihtsam. Ma toon siia ühe huvitava mõtte, mis mul siin alles paar päeva tagasi tekkis ja siis püüaks jõuda sinna kohta, et kui kerge siis on enda elu juhtima hakata, kust see hetk pihta hakkab, sest see ei ole ju ka eriti lihtne. Mul tekkis siukene mõte ühte raamatut lugedes, siuke raamat nagu Veronika otsustab surra. Paulo Coelho, jah. Ja, väga hea raamat, väga mõtlema panev raamat, et põhimõtteliselt üks neiu tahab, et ma tegelikult raamatust ei räägi, aga kes tahab lugeda, ma tõesti soovitan, et üks neiu teeb enesetapu, aga ta leitakse üles ja ta ei sure ära, aga talle öeldakse, et tal on süda väga nõrk ja ta sureb ikkagi nädala jooksul ära ja siis see raamat räägibki sellest, et kuidas ta ja kuidas ta siis hakkab leidma huvi elu vastu ja kuidas ta siis hakkab võitlema selle vastu, et tal ei hakkaks tekkima huvi elu vastu, sest et ta teab, et ta sureb ära, aga samas kuidas ta hakkab siis endas avastama mingeid uusi tahke, mida ta enne ei teadnud, et tal üldse on. Ehk et väga mõtlema panev selles mõttes, et kas need mõtted, mida sa arvad, on üldse lõplikud mõtted, vaata, et kas sa oled kõik asjad läbi mõelnud või kogenud ja kui sa saad uue inimesega tuttavaks, siis juba see uus inimene avab sinus midagi, et tegelikult sa ei tea mitte kunagi lõpuni, et kas see arvamus, mis sul on lõpuni nagu õige arvamus. Aga sellega seoses mul tekkis siukene mõte, et siukene ohvri roll ja ma ei taha nüüd disclaimer, või kuidas eesti keeles on, disclaimer, hoiatus või nagu allmärkus, et ma ei taha vähendada ja pisendada mitte kellegi vaimseid väljakutseid järgmise lausega, aga mul tekkis siukene mõte, kuna mul ise on olnud depressioon ja ma olen ka antidepressante võtnud, ehk et olnud oma elus ka tugevas ohvri rollis ja siin ma ei taha pisendada seda, et kui on mingi raske elukogemus olnud ja mis iganes, et see on täiesti loomulik, et kuskil auku nagu kukkuda mingiks ajaks, on ju. Et mulle tundub, et siukest raskust või raskes kohas olemist saavad lubada endale need inimesed, kellel on see turvavõrk olemas, kuhu kukkuda. Kui sul on olemas vanemad või kaaslane või ma ei tea, enam-vähem okei rahaline seisund või mis iganes asi, kus su elu ei lagune koost, kui sa võtad ohvri rolli. Sest et see inimloomus, ja see on puhtalt minu arvamus, see ei ole raamatust välja loetud, nii et kui see on vale ja sa ei nõustu, siis oponeeri ja see on lahe.
vaata, inimesel on see fight or flight, on ju, et võitle või põgene või ees tardu, on ju. Et kui su elu on ohus, mis meie see rooma ja aju tekitab meil tänapäeval ju ükskõik mis stressi olukorras selle, et mu elu on ohus, aga tegelikult ei ole, on ju. Aga kui sul on päriselt elu ohus ja sa pead mingi asja eest nagu päriselt võitlema, et nagu ellu jääda, mis iganes see siis on, siis sa pead seda tegema ja su keha läheb sinna režiimile, et ta hakkab nagu võitlema, et oma ellu jäämise eest nagu, hakkab enda ellu jäämisest võitlema. Aga kui sul on piisavalt hea elu, mis mul on olnud terve aja, ja ma ei ole mingi kunagi olnud veel rikas mingi remedalt või mul on ka siin olnud, et ma olen pikalt üksinda elanud, on ju. Aga mul on ikkagi piisavalt tugev sõprusvõrgustik, vanemate võrgustik, mul on piisavalt siukene kohusetunne võib-olla liiga suur, et ka nagu tööasjad teed ära isegi siis, kui sa oled nagu kurb, on ju. Aga ma saan lubada endale depressioonis olemist, sellepärast, et mul ikkagi, ma ei tea, palk jookseb, on ju, katus on pea kohal, süüa saan põhimõtteliselt, on ju, aga ma võin olla kogu aeg kurb ja ma töö ära teha, vaata. Ja siis sellest hetkest mingi hetk hakata nüüd mõtlema, et okei, aga mul ei ole ju hea olla tegelikult. Ja siis hakata seda juhi positsiooni võtma, see on räme pikk protsess. Aga lihtsalt mul tekkis siukene tunne, et see inimene, kes ei saa endale lubada ohvri rollis olemist, siis tema hakkab oma elu eest nagu kiiremini võitlema, kui see, kes saab lubada korra pikalt olla ohvri rollis. Samas, ja mina näen inimesi, kes ei võta seda nagu positsiooni üldse. Ohvri rolli? Ei, nad ei võta juhi positsiooni. Yeah. Et nad jäävad sinna ohvri rolli ja neil ei ole ka tugivõrgustikku ja turvavõrgustikku. Ja siis nad kümblevadki seal nagu aastaid ja aastaid, teevad mingi igapäeva toimetusi, on ju mingi baastasemel. Aga... Ja ma mõtlengi, et ta saab seda nagu lubada endale, et ta teebki need baasasjad ära, saab katuse nii-öelda pea kohal hoitud, vaata, aga hing on sees ja siis ma võin olla kurb edasi. Ja nüüd on küsimus, mis kvaliteediga kõik see olemine siis on ju, see elu, mida sa elad. Ja ikkagi, et kui seda turvavõrgustikku ei ole, ma lihtsalt hakkasin mõtlema seda, et sa ütlesid, et keegi saab endale lubada nagu olla depressioonis. See kõlab halvasti, ma tean. Aga mulle tundub, et teatud siuksed nagu, ma jälle taaskord ei vähenda kellel on tõesti mingid rasked väljakutsed, ma ei vähenda seda olulisust üldse, aga kui arvestada seda, kui keeruline on üldse tänapäeval ühiskond, maailm, majandus, kõik keskkond, mis iganes on ju, me oleme väga huvitaval ajastul, väga kiiresti on kõik asjad arenenud, püüa kõigega siis nagu järge pidada, on ju, ja siis sul ongi siin kõrval esiteks see sotsiaalmeedia, kus tahad või ei taha, sa ikkagi võrdled ennast teiste inimestega, isegi alateadlikult, kui sa ei mõtle selle peale, et teistel on hea elu, juba on jälle lihtne minna ohvri rolli, on ju, siis kui vaadata seda, et ma ei tea, kui palju me üldse nagu telefoni kasutame, kus sealt tuleb see kiire dopamiini laks, mille tõttu igasugune pingutus tundub iga päev aina raskem, mis tõttu sa langed veel rohkem nagu sinna kurba mõtetesse, sellepärast, et tulemusi ju ei tule ja miks mul ikka seda tahet ei ole ja miks mul ikka viga on ja miks ma olen kurb ja miks ma nagu ei suuda ennast käima tõmmata ja ja taaskord ma ei ole arst, ma ei ole terapeut, ma ei anna kellelegi nõu, ma näen lihtsalt enda pealt seda, et ma olen see tüüpiline ohvri rollis inimene, kes oli seal väga pikalt. Oi, kui palju ma vaatasin igasuguseid YouTube videosid selle kohta, mis mul viga on, miks ma ei saa ennast käima tõmmata, miks ma olen kogu aeg nii kurb, miks ma ei leia elu mõtet, miks. Ehk siis nagu sama see, et leidagi seda kohta, et kus ma siis saan võtta oma elu eest juhi positsiooni, on ju. Ja siis ma nägingi, et kui palju on neid faktoreid, mis tegelikult mõjutavad seda, et selles ohvri rollis edasi olla. Näiteks? No seesama ongi seesama, et see dopamiinilaks minu meelest nagu hullult suur faktor tänapäeval, et kui sa saad mingid reelsid, sõbrad saadavad, ise vaatad, ma ei tea, lühi YouTube'i videod, kes mängivad mingeid mänge arvutis on ja mina nagu ei tea, aga mingid asjad, millest sa saad hästi kiiresti selle nagu hea tunde kätte võtta. Ja siis, kui sa pead hakkama näiteks trenni tegema või sa pead hakkama mingit asja õppima, mida sa ei ole kunagi varem õppinud, on ju. Et ma ausana, ma võin kõik oma elu siia praegu
laiali nagu laotada, et olla nagu see näide, ma ei tea, kuidas sinul on, ma hea meelega kuulan, kas sul on ka sükest isiklikku kogemust. Aga kui ma läksin eelmine aasta klaverit õppima, klaver ja muusikaproduktsioon, siis võtsin eraõpetaja, ma olen ju pikalt tahtnud muusikaga tegeleda ja kogu aeg ma nagu tahan ja ei taha, et nagu see ohvri roll on kogu aeg olnud nii suur. Ja siis, kui ma nüüd lõpuks võtsin selle kätte, et davai, ma lähen, tervitused Frants on ja, siis ta sai väga huvitavalt minuga hakkama, sest et ma hakkasin leidma vabandusi ja põhjendusi, miks ma ei tea, ma ei saa näiteks täna tulla või miks ma kodus ei teinud näiteks piisavalt palju ei harjutanud. Ja siis ma mingi ütlesin talle ka naljatades, et mul on sükene tunne, et see klaveri õppe sinu juures käies on kõige väiksem asi, mida ma üldse teen siin. Et põhimõtteliselt ma käin sinu juures nagu mingis enesearenguteraapias, ehk et ma pean olema haavatav selles, et ma eksin. Kui ma talle midagi ette mängin, ma teen vigu vaata. Ma tean, et kõik inimesed sellega ei samastu, aga ma tean, et paljud tegelikult samastuvad, sest et millest me räägime eneseusust ja oma unistuste edasilükkamisest põhimõtteliselt. Ja siis näiteks, kui ma pidin talle, hakkasime koos mingit lugu arendama, siis ta ütles, et panime mingid nagu akordid ja noodid sinna paika, et otsida juurde siis mingisuguseid neid kõlasid ja 2 kõlasid ja 3 kõlasid ja asju. Just ütles, et et katseta ja proovi, et mis sinu arvates sobiks. Ja siis ma vahin seda klaveri seda klahve ja selle asemel, et julgeda improda, et nagu lihtsalt neid nagu noote läbi katsuda kuulmisjärg, et kas see sobib või see sobib. Ma vahin neid klahve ja mõtlen, et mul on vaja nüüd see õige leida. Nagu esimese korraga ma pean selle õige vajutama, et on see ongi see petturi sündroom nii-öelda, et ma ju ei oska vaata, ma pean kohe õigesti tegema. Ma ei taha eksida. Ehk siis põhimõtteliselt ma saingi aru enda puhul sellest, et isiklikus võtmes siis see mingisugune asi, mis minu puhul siis on olnud sotsiaalmeedia ja YouTube näiteks, kus tuleb seda kiiret rahuldust on ja, siis selle uue asja alustamine, mida kauem sa seda kiiret rahuldust endale saad, kellel on ka mingid muud, ma räägin mängusõltuvus, kellel on porno ja muud asjad on ja alkohol, seda raskem sul on hakata pärast mingit uut asja alustama. Sest et sa saad nii kiire rahulduse kuskilt mujalt kätte, et väga lihtne on, et ma hakkan korraks klaverit mängima on ja, aga siis ma mõtlen nagu, et see on nii raske, mul ei tule ju välja, ma ei ole piisavalt hea ja siis lähed ikkagi hakkad jälle seal, ma ei tea, Instagrami scrollima või midagi sükest, sest et sealt sa saad kohe selle hea tunde ja siis unustad väga kiiresti ära, et sul üldse oli see probleem, et sa klaverit mängisid ja sa ei osanud vaata, sest et su aju töötab niimoodi vaata. Et ma räägin, ma võin need monolooge siin pikalt rääkida, sest ma olen nii palju mõelnud selle kõige peale, kui palju me ise endale kaikaid kodarasse viskame, aga samas kui ongi just see, ma tunnen, et kogu see interneti teema on lihtsalt nii suur, on ja, siis me ei pruugi isegi osata teadvustada, et see ka nii tugevalt meid mõjutab või me arvame, et meid ei mõjutavad, aga tegelikult kui nüüd hakata oma elu pulkadeks lahti võtma, siis näed küll, et mõjutab. Nii. See on üks osa kindlasti. Ma lihtsalt mõtlen, et kuidas, kui meil on sotsiaalmeediat, siis meil oli ikkagi inimesi, kes püherdasid seal šita sees on ju. Vabandust väljend seest, aga olgem ausad on ju. Ja osad inimesed võib-olla on seal nagu ääre peal kuskil, limbotavad, et peaaegu, et nad ei kuku veel täiesti sügavale sisse ja siis ongi küsimus, et okei, need sõltuvused on see, mis nagu hoiab justkui, ma ei tea, natuke nagu elus või nina vee peal, aga saadki mingi rahulduse sealt on ju, et see peal on sotsmeedia, see võib olla need teised, mida me siin maininud oleme. Aga et kuidas sealt välja hakata ronima? No kõigepealt rääkiks sellest... Kas sa ise oled olnud mõne sõltuvuse küüsis? Suhkrusõltuvus kindlalt. Ja kusjuures väga raske oli alustada sellest, et katsetada üldse, et okei, mis oleks ilma elu, et ma nagu ilma suhkruta, suhkruvaba elu nii-öelda, valge suhkruvaba, et seda ma olen küll katsetanud ja nõuab ikka enesedistsipliini ja järjepidevust ja sellist eneseusku ka mõnes mõttes, et üldse nagu julgus katsetada ja nagu võtta ette ja nagu mitte järgmine esmaspäev, vaid nüüd täna, mis sest, et see tegelikult vajab lihtsalt otsust, ma otsustan, et praegu on nii. Ja ma võin anda endale vabaduse siis nii-öelda katsetada mingi perioodi ja siis
teha sellest mingit järeldusi või taipamisi. Sest kui ma ei ole katsetanud või siis ma ei tea, millest ma isegi räägin või mis see tunne, mis see erinevus on ju. Et okei, mis tunne on elada nagu elu praegu ja mis on siis ilma suhkruta on ju. Et see on olnud üks väga, kusjuures see on väga hiljutine teema, et ma tegin selle siin mõned kuud tagasi läbi mingi sellise 5-6 nädalase perioodi ja vau, mis nagu erinevus ja siis ongi see, et sa ei taha tagasi minna enam selle eelmise, ikka libastud, sai see periood läbi ja ikka tekib mingi harjumusest jälle lähed, võtad seda või teist või kolmandat, aga samas, kui sa jälle kukud sinna samale tasemele, siis sa vähemalt mõistad, mis see on. Et sul tekibki 2 sellist tundmust, on ju, ma ei tea, mustvalge. Ja kumma sa siis valid? Et ma valiks pigem selle, mis teeb suures pildis head ja ongi see pikk mäng, issa ma räägin vist teist korda, eelmine kord ka natuke mängisin, et rääkisin sellest pikast mängust, et pikas mängus sa ikkagi tahad endale head teha, kuigi ja kõik need ahvatlused väljas on ju need kiired ahvatlused või kiired mõnnad tahavad ikkagi meid kätte saada. Aga ma mõtlen jah, et kuidas see ikkagi see augus olev inimene, kes püherdab seal, kas täiesti nina sees on ju või seal kuskil ääre peal, et kuidas tema saab? Et mida ta sel hetkel tunneb, ilmselt tunnebki ebapiisavust. Eneseusk on väga madal on ju, mis see siis on ebapiisavust, ei usalda ennast, et ta saaks hakkama on ju, et mis see dialoog siis peaks olema enda sees, et okei, et ma jõuan selleni, et mul on eneseusk, ma tean saan ennast usaldada, on ju, ma saan olla siis enda jaoks piisav, et ma väärtustan iseennast, et millised need asjad siis peaks olema või mis need sammukesed, jälle jõuame, võib-olla juba ütlesin ette, on ju, vähemalt mida mina arvan, ongi see, et mingid väiksed sammud sinnapoole, kas või see sama minu näitel on ju, et ma lihtsalt katsetan mingi perioodi, kuidas oleks, nagu et arvestan sellega, et see saab olema raske, aga vähemalt ma proovisin. Ja siis see ongi ju juba ohjad enda kätte saamine nii-öelda. Et ma vähemalt proovin, mitte keegi teine väljast ei tule mind päästma või tee seda minu eest nii-öelda ära. Ma pean ikkagi oma kogemuse saama ja sellest lähtuvalt saama seda enese usku, enese kogemust tekitada ja saada ja siis teha järeldusi ja siis mõelda, okei, kuidas edasi. Kas sa muidu ise oled täitsa nagu mingis depressiivses seisundis ka olnud või pigem lihtsalt täitsa? Täitsa inimene, jah. Mis asja? Sina, mis asja? Väike inglik istub seal? Väike inglik, not really, mitte päris. Ikka. Ma olen käinud ära ikkagi ärevuse ja paanikahoogude teel, nagu see suund on läbi käidud ja ma ei teagi, mis sellest nagu järeldada, kas ma olin ohvrimeelne. Ma lihtsalt ongi see, et elu juhtis mind ja teine osa sellest on stress. Et, ja mis on stress? Stress on see, kui nagu reaalsus ja see, mida sa mõtled, et peaks olema erineb ja kui see käpp või see auk on hästi suur, siis seda rohkem stressi sul põhimõtteliselt on. Ehk siis kui su reaalsus ja see, mida sa soovid, et oleks, on nii suure vahe või erinevusega, siis seda rohkem see sulle stressi tekitab. Nüüd on küsimus, et kuidas leppida siis selle reaalsusega ja kuidas tõsta siis enda sellist sagedust või meeleseisundit, ka tulla sellest ärevusest välja. Mina kategooriliselt olin vastu antidepressantidele, et ma ei soovinud sellele teele minna, sest tohutud kõrvalmõjud, ma tean oma keha ma olen hästi tundlik igasuguste substantside osas. Ja siis ma lihtsalt ise oli selline periood, kus ma olin hästi palju üksi, tegin nagu sisemist tööd ja oi, kui raskes oli. Ja reaalselt mul oli, nagu sa enne ütlesid, turvavõrgustik, et mul oli nagu, ma ei tea, 2-3 inimest, kellele ma sain sel perioodil toetuda ja kes lihtsalt aitasid mul, ma ei tea, läbi mõelda, mõtestada, mis mul hetkel toimub nüüd, ma sain kellelegi välja rääkida ja kasutasin lihtsalt taimseid preparaate, mis samamoodi toetuseks, aga ma pidin tegema samme, märkama, kõigepealt teadvustama, et ma olen kuskil nagu
lihtsalt üks hetk, kui ma märkasin või okei, neid oli palju hetki võib-olla, aga üks nagu selline läbimurdev hetk oli see, kui ma lihtsalt istusin, ma vist ei ole väga palju seda jaganud, aga istusin meeskonnaga selline peale tööd oleng või istung on ja siis keset seda lauda tekkis mul paanikahoog ja mina ei saanud aru, mis minuga toimub. Ma arvasin, et ma suren ära lihtsalt, sest see kehas on selline tunne nagu, et kõik on nii ärev, su pulss on, ma ei tea, 160, 170, nagu teeks jõhkrat trenni on ju ja lihtsalt istud ja tore on ju ja mul nagu, mis minuga toimub, ma ei saanud aru ja siis tuli kiirabi, bla, 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 on ju, kiirabi ütleb, sul on kõik fine või sul on kõik hästi tegelikult ja siis ma olin hästi segaduses nagu, et mis minuga toimub. Ja siis ongi see, et vaimne tervis on saanud kuskilt nagu pihta ja see on suure stressi ja pikaajalise stressi tegelikult tulemus on ju. See on olnud mingis seisundis, ma arvan ka ohvrimeelsuses selles mõttes, et sa ei märka, mis sinuga toimub vahepeal või kuidas sa sinna kukud. Sa ütlesid, et sul see paanikahoog tekkis pärast tööd õhtul on ju? Ja mul olin meeskonnaga väljas nii-öelda. Sul oli vaba hetk on ju? Seda ma mõtlengi. Täpselt, mul oli mingi tore nagu after work stuff on ju. Ehk siis vaata see sama natukene siis nagu kinnitab mu mugavustsooni teooriat, vaata nagu turvavõrgustikud, seda teooriat ongi see, et vaata, kui me oleme selles nagu võitlemise režiimis hästi palju, vaata, meil on ikkagi eestlane on tubli töörahvas ja teeb oma asjad ära ikkagi, mis lubatud on ja paljud ju teevad siin ületunde ja mida kõike, et kõik asjad saaksid tehtud. Ja kuna tänapäeval on ka hästi palju asju, mida on võimalik teha, siis nagu töö ei saagi nagu otsa, sest kogu aeg võimalusi on nii palju, kuidas oma mis iganes äri sul on ju seda kuskile poole nagu arendada, vaata. Ja siis kui palju sa tead neid olukordi enda peal või tuttavate peal, kus kui inimene läheb puhkusele või tuleb nädalavahetus ja siis ta jääb haigeks? Et läheb puhkusele ja jääb haigeks? Jah. Hästi palju, ma näen minul tuttavad kogu aeg, tekib vaba hetk, kohe jääb haigeks. Ehk et vaata, ta on selles võitlemise režiimis kogu aeg sees, vaata, ma teen tööd ja ei olegi aega nagu mõelda, et mul on nagu raske või mul on nagu paha või miks ma üldse teen. Eks kindlasti tuleb neid hetki loomulikult mul ka. Aga siis see hetk, kui sul on nagu see, et ma ei pea tegema midagi, vaata, mul on nüüd vaba hetk, siis keha on nagu, et davai, me võime nüüd nagu selle võitlemisrežiimi välja lülitada, me hakkame nüüd puhkama ja puhkamine tähendab tavaliselt haigeks jäämist. Nagu immuunsüsteem on nõrk on ja ehk et tegelikult keha üritab sind hoida nagu selles tegevuses, sest et ta saab aru, et see on sinu, ta tundub, et see on sinu ellu jäämiseks vajalik, vaata. Ja siis tulebki see puhkehetk peale ja siis ta on nagu, et okei, me ei pea enam võitlema, me saame nüüd rahulikult olla ja see on shutdown. Kusjuures seal laua ääres ma ju nii ei tundnud või... Aga sina ei peagi tundma seda, su keha on selles. Ja nii palju asju, mida me tegelikult võtame mõistusega, aga tegelikult me oleme palju suurem tervik kui lihtsalt mõistuse tasemel või mõtte tasemel olendid nii-öelda. Et seal on palju rohkem kihte ja... Minul isiklikult ei ole paanikahoogu olnud, aga ma olen ka mingeid, mul on ärevus ja stress ja need asjad, aga paanikahoogu mul niimoodi pole olnud, aga nii palju, kui ma olen mingeid just esmast mingit paanikahoogu kuulnud, siis ongi inimestel tuleb see nagu täiesti out of nowhere, mitte kuskilt, et ta ei oska seda seostada, aga siis pärast ikkagi nähaksegi, et tegelikult ongi seal taga mingid asjad, mis on pikka aega juba olnud ja see ei pruugi olla nagu töö, aga lihtsalt ongi mingid asjad, mida sa oma elus nagu, ma ei tea, ei taha tunnistada, oled kuskile kõrvale lükanud või ei ole märganud, et sa arvad, et see ei mõju nii palju, aga tegelikult mõjub täiega, on ju, et siis see paanikahoog tekibki see, mis iganes see kehakeemiaid ja kõik asjad seal teevad midagi, on ju. Ja no ma pean nüüd tunnistama, et sel hetkel ma arvasin küll, et ma olen ikka nagu tohutult läbi kukku ja kuidas ma sinna sattusin, hästi palju nagu sellist eneseni üpeldamist ja nagu ei, mina Kristjan, ma ei tea, kuidas mina. Et ma tegelikult tundus üliloogiline. Kõik seda, mida ma olin eelnevalt kogenud, see oli lihtsalt nagu kulminatsioon siis või see endgame lõpuboss mõnes mõttes ja väga silmi avav ja äratav nii-öelda, et see midagi tuleb totaalselt muuta selleks, et sai nagu paremasse kohta saada.
ma isegi ei taha teada, mis oleks nagu, mis selle end game oleks. Aga ongi sinna pidanud jõudma, et sa hakkasid juba mingeid samme tegema, on ju. Ehk et ongi see sama, mis on siis enesekindlus ja enda väärtustamine, et see, et sul, ma ei tea, kas see sus tekkis sul nagu sellepärast, et sa olid nagu palju ka võib-olla tööd teinud või midagi vales kohas, ma ei tea, kas see just tööga seotud oli? Üks osa kindlasti oli töö, et jaa, väga nagu kõrged nõudmised, selles mõttes missiooniga töö, vaata ise panustad ennast sinna sisse, on ja sinult vastu nõutakse ka palju, et selles mõttes jah, kui südamega teed ja nagu ongi see, et kui stressitase on kõrge, ongi see, mida sa näed ja kus sa tahaksid veel olla ka sinna mingi imposter sündroomid juurde panna, et see kompott oli lihtsalt liiga suur. Et seal oli liiga palju neid komponente, või tähendab, jah, palju komponente, mis siis selleni lõpuks viisidki. Et tegelikult selle ongi, noorena, kuigi tänapäeva noored juba vaata on enesarengus nagu väga kõvasti ees, kui meie võib-olla selles samas vanuses, aga noorena ikkagi läbi, sul pole hästi nii palju kogemust, on ju. Et mitte, et me nüüd ka mingi maailma vanad oleks ja siin mingi hullu tarka saame veel panna, meil ka veel palju õppida, on ju. Aga mida ma mõtlen on see, et kui see ongi nagu see, kuidas sa saad ennast väärtustada või ennast nagu kindlana tunda, on see, kui sa tead, kes sa oled, vaata, ja kuhu sa tahad oma elus jõuda ja see, tekibki tegelikult ajas, mitte, et ma nüüd täna otsustan, ma lähen ülikool, mõnedel töötab see, väga paljudel mitte, on ju, et lähen ülikooli hakkan selleks ja nii ongi, on ju. Aga et kõik need, mis on sinu baasväärtused, kuidas sa lased endaga käituda, on ju, ja ma ei mõtle siin, ja siin ei ole kindlasti see, et ma ei tea, et seal sinu ettevõttes või kus iganes me oleme töötanud, et seal on midagi valesti, nagu me kõik oleme inimesed, me kõik teeme vigu, me kõik ütleme mõnikord pahasti või ei märka, kus teine inimene on oma hetkeseisundis. Aga et mida rohkem ma tegelen siis sellega, et kes ma olen, kuhu ma tahan minna, kuidas ma tahan, et mu päev nagu mööduks, kuidas ma tahan, et minuga käitutakse ja kõige enam, kuidas ma tahan ise endaga käituda, on ju, et see on nagu väga pikk protsess, aga kui sellega nagu teadlikult tegeleda, siis sa järgmine kord ei jõua enam sinna paanikahoogu või stressi. Kindlasti ärevus, võib-olla see võib, ma ei tea, mul võib elu lõpuni võib-olla mingi ärevus olla, on ju, sest et ikka põed ja mingid asjad, millega sa ei ole nagu... See võib loomuses olla, jah. Ei oskagi lõpuni võib-olla mõnda asja nagu ära harutada, ma seda ei tea, aga see läheb aina kergemaks ja lõpuks ongi see, et sa ei saagi süüdistada oma bossi või töökaaslast või elukaaslast, on ju, sa saad ikkagi süüdistada või mitte siis ei pea süüdistama, aga ongi vastutuse võtta ainult ise selle eest, kuidas sa oled lasknud endaga käituda ja kuidas sa ise oled endaga käitunud. Ise endaga, ja see on ka suur teema, ise endaga. Aga jaa, ma ütlen, et minu eneseusk sai kindlasti pihta, sest ongi see, et ma tol hetkel võib-olla ei märganud, ma olen tegelikult ka endaga nii palju tööd teinud. Ma ei tea, kas ma eelmine kord jagasin, aga ma olen raamatuid müünud USA-s 3 aastat ja sealt algas, ma arvan, selline suurem eneseareng, sest pididki endaga tööd tegema, kes sina oled, nagu enda selle why'ga, et miks sa seal käid näiteks, on ju, et see töö on nii raske ja keeruline, arendav, ehk siis sa pead teadma, kes sina seal oled ja miks sa seda teed, mis on sinu see mingi eesmärk või suurem missioon mõnes mõttes ka, on ju. Ja 20-selt seda välja mõelda, ega sa lähedki lihtsalt katsetama, mõtled tolle hetke nagu teadmiste ja mõistuse ja kogemustega, et mis võiks olla parim, on ju, või äge või tore. Ja siis kasvad sellel teelkonnal ja mida ma mõtlengi on see, et ma omast arust olin nii palju teinud ja siis mingi 32-3-selt jõuda ikka sinna, et F on ju. et kuidas ma siia sain nagu. Aga me kõik oleme inimesed ja kõik oleme teel ja saamegi oma kogemusi on ju. Mõni peab rohkem katsetama nii-öelda või oma nahal saama tundma neid. Et ju siis ma pidin seda, see on minu teekonna osa, et võtan sellega vastu, et pole siin midagi nagu jälle, ma ei saa nagu omakorda ohvri rolli minna, et saaks nagu topelt ohvri rollis olemine, on ju. Et pigem, et vaadata seda, et okei, kuidas see eneseväärtust, enese piisavus, piisav olemine, et kuidas ma seda kasutada saan. Mis sa arvad, Sille, kuidas seda kasutada saab? Mul on nii palju mõtteid tulnud sellega, mis rääkisid, ma ei jõua vist kõiki asju ära öelda. Mul kangastub siukene fraas, et enese usk võrdub tõestus.
materjal, mis tõestab sulle, et sa oskad midagi või et sa oled milleski hea. Kui sa enne rääkisid korraks seal, et kui sa oled seal, kui me oleme olnud mõlemad, on ju, selles depressioonilaadses seisundis, mis need esimesed sammud on ju, et siis minu puhul ei ole, ma kohe jõuan pointini, kas ma su küsimuse vastuseni. Minu puhul ei ole kunagi töötanud afirmatsioonid. Et vaadata endale peeglisse ja öelda, et ma olen piisav ja ma olen tubli ja ma teen seda enda jaoks ja mis iganes, sest et ma lihtsalt ei usu neid lauseid. Ja ma tean, et paljud inimesed, kes räägivad sellest, neil on kindlasti head tehnikad, mida veel võib-olla sinna juurde kasutada, et see nagu toimiks ja ta kindlasti toimib ka teatud inimeste puhul. No minu puhul ei, ma selles mõttes olengi väga pigem pessimistliku loomusega üleüldse. Kuigi tõenäoliselt see hakkab varsti aastatega muutuma, sest ma olen ennast vaikselt üles leidma hakanud, vaata. Et mul ei ole, ma olen nii palju endaga tegelenud, et mul on vahepeal tahtmine ohvri rolli langeda, aga ma ei saa enam lihtsalt, sest ma olen nii palju endaga tööd teinud, et ma lihtsalt ei kuku sinna enam, vaata. Et see tunne veel on nagu, et tahaks nagu lihtsalt kõik visata kuskile sinna, aga kuna nii palju on olnud juba seda võitlust, et kuidas edasi ja ma tahan ennast hästi tunda, siis ei ole lihtsalt võimalik sinna ohvri rolli, ma ei lase endal lihtsalt sinna minna. Aga mida ma tahan selle lausega öelda, et eneseusk võrdub tõestusmaterjal on siis nagu see, et noorena paljud lähevad ju ka, kui ei ole just nagu eneseusku juba noorena maha tambitud, on ju, siis paljud lähevad ju nagu selle mingi ego pealt näiteks, on ju, et ma olen tubli, ma lähen ja teen ja see toores jõud nii-öelda ja see on kõik väga fine, vaata, ta saabki sealt ilmselt nagu ka seda positiivset tagasi ja siis paljud muidugi saavad sealt ego laksu ja siis nagu just nagu selle negatiivse laksu, et ma ei olegi nii tubli ja nii hea ja tegelikult ma pean veel ka õppima ja arenema ja see on väga normaalne elu osa, on ju. Aga minu meelest nagu see eneseusk tekibki siis, kui sa teed neid samme, mis sulle vaikselt hakkavad tõestama, et sa oled see, kes sa tahad olla või sa oskad seda, mida sa tahad osata, sellepärast et see on ainult puhas minu isiklik kogemus. Mulle nii meeldib, kui sa vastu vaidleksid. Et nagu mina lihtsalt ei suuda ennast panna uskuma ainult sõnadega, et ma oskan, ma olen tubli või et ma olen piisav või ma olen väärt, sest et kas ma olen nagu, muidugi me kõik oleme piisavad ja väärt, kui nüüd vaadata seda suurt mingit, seda universaalset mõtet, et kui me kõik eksisteerime, siis me oleme kõik sündinud põhjusega ja me oleme väärt elama lihtsalt sellepärast, et me juba nagu sündisime, on ju. Aga et ollagi väärt või piisav, et mingit asja nagu tegema hakata, mingit sammu astuma hakata. Ma saangi siia nüüd tuua kiirelt enda selle näite, et ma eile õhtul panin Facebooki kuulutuse, et ma tahaksin hakata mingit samme tegema muusikamaailmas. Ma olen 37. Ma olen vahepeal teinud mingisugust coverbändi ja mingid sündmusi korraldanud ja siin hakkasin klaverit õppima ja mis ma siin teinud olen, koorilaulu ja muud asjad. Aga ma isegi ei ole kunagi olnud, et vai, nüüd ongi nii, vaata. Või ma olen paar aastavahetust seda teinud, aga näete, elav tõestus, aastavahetuse eesmärgid ei tööta, kui sa ei muutu selleks inimeseks, kes teeb neid asju, kellest saab see inimene, vaata. Ja põhimõtteliselt meil on vaja, või mul oli vaja igasuguseid protsesse siis teha, mida ma olen oma elus siin teinud ja analüüsinud ja hästi palju ma olen viimasel ajal rääkinud ka või mõelnud sellest meie surelikkusest, mida ma natuke vist eelmine kord mainisin, et selle vaates ka hakkasin ma nägema, et okei, ma ju ei elagi lõpmatuseni, mul on vaja mingit samme astuda, et kuskile maale jõuda ja siis kõik need pisikesed sammud, mida ma olen oma enesearengus teinud ja kõik need raskused ja need kurbused ja need pisarad, mida ma olen valanud, kui ma olen mõelnud selle peale, et miks ma ei ole seda teinud ja kuhu ma ei ole veel jõudnud ja ma olen juba nii vana ja kõik asjad, vaata, ma ei jõua enam kuskile. Kõik see protsess on olnud vajalik selleks, et ma nüüd lõpuks siis eile panin selle postitus üles, et tavai, ma on avatud võimas Facebooki vägi, tule too minuni mingisugused inimesed, on ju. Et ma olen pidanud saama nagu nende sammude tagasiside näol siis väga palju tõestust sellele, et ma võin selle sammu teha. Et minu puhul sellest mingist toorest jõust ma ei saanudki nagu minna, sest et mul ei olnud piisavalt tagasisidet ja tõestust sellele, et ma oleksin üldse võimeline seda tegema. Ja ma väga kartsin neile seda postitust üles panna.
ja me rääkisime ka, et mul üks tuttav Mari siis pani sinna väga laheda kommentaari, on ju, et sa ka, et ma olen küll austanud sinu sihikindlust ja julgust, aga ma olen täiesti kindel, et sul võttis väga palju nagu mingit eneseusku või nagu seda tahet, et see postitus üles panna ja siis ma ütlesin, et jaa, sul pole õrna aimu ka, kui kaua ma nagu kõhklesin ja kahtlesin, on ju. Et minu puhul, kui nüüd see mõte kokku võtta, siis tuleb leppida või mitte leppida, tuleb nautida protsessi. Tuleb leida nautimine sellel teekonnal, mitte selles lõpptulemuses, kuhu sa tahad jõuda, sest et see protsess ongi need tüütud, pisikesed sammud, kus sa ei oska, kus sa ei tea, sa ei ole veel piisavalt hea, sa võid olla piisav, aga see ei ole piisavalt hea, et öelda või ise olla rahul sellega, et ma tegin ägeda klaveripala või kes kirjutas raamatu või kes sai spordis, mis iganes tulemus on ju. Et nautidagi, et sinna kohta jõuda, ma ei ole veel lõpuni seal, aga ma olen juba päris heas kohas sellega, et nautidagi seda, et ma teengi ainult täna nii palju, kui ma täna oskan teha ja homme ma teen rohkem. Ja see ongi just kui see eneseusk, et ma ei pea olema mingi üliinimene selleks, et endasse uskuda, vaid see, et ma midagi teen ja ma olen enda jaoks nagu teadvustanud selle, et kuhu ma tahan jõuda, siis sellest mulle peakski juba piisama, et endasse uskuda ja ennast usaldada ja ennast väärtustada, sest et inimeseks olemine ongi ju pidev protsess, avastamine, kogemine, mitte see lõpptulemus. Sest lõpptulemus on siis, kui sa ära sured. Nagu nii kaua ei olegi, nagu nii kaua on kogu aeg siukene pidev areng. Okei, sul on vahepeal mingid need saavutused või keegi mingi asi sai valmis, jep, aga siis sa pead ju edasi minema oma eluga ja seal ei saa see eneseusk nagu kuskil ära kaduda, et siis ongi nagu, et davai, mis ma järgmisena teha saan, on ju siukene mingi elujanu säilitamine või eluhuvi, mis sa alguses ütlesid. Kusjuures rääkides afirmatsioonidest ja tõesti enese sellest väärtustamisest ja piisav olemiseks, siis mina usun, et afirmatsioonid töötavad igal inimesel kusjuures, aga lihtsalt, et nüüd ma oponeerin sulle, on ju, et sa ütled, sulle ei tööta. Ma lihtsalt arvan, et töötab aga õiges kohas. Et kui me oleme selles väga nagu sügavas augus või seal all, siis see on toksiline positiivsus, kui me hakkame mingi afirmatsioonidega sinna peale lendama, on ju. Et see kõik tundub lihtsalt vale ja siis sa teedki nagu endale justkui karuteene sellega, et siis sa viid ennast veel suuremasse auku, sest sa ütled, et ma ei usu seda. Jep. Ja kuidas võib-olla uskuda on see, et teeme väiksemad sammud selle afirmatsioonid võivad tulla nagu hiljem või siis, et ma ei tea, et ma olen vägev, on ju, afirmatsioon võib-olla ei tööta, aga mis on mingi vähem laetum, natukenegi usutavam, on ju, et mingid sellised võivad töötada nagu seal all. Jah, ma olen suga täiesti nõus, võib-olla ongi nendes protsessides, vaata, on vaja mingisugust inimest võib-olla kõrval, on ju, kelle poole sa oskad pöörduda, usaldad, kes oskab sulle öelda selle õige lause, kui sa ise ei oska, vaata. Et vaata, kui sa kuulad mingeid neid üldiseid, ma olen ju ka väga palju neid YouTube'i mingid need taustaafirmatsioonid ja asjad paned käima ja siis sa kuulad, mõtled nagu, et ei, lihtsalt ei, sest et ta ei kõneta sind sel hetkel, sest sul on raske. Aga see oli väga õige mõte sulle, et kui keegi oskab sind näha seal kohas, kus sa oled ja anda selle kõige väiksema usutava lause. Täpselt usutava. Et ma ei tea, olen tore ja inimene ja kui ma seda vahel ei usu, siis see on ka okei. Aga et on päevi, kus ma päriselt olen hea inimene. Ja siis on see usutavam nii-öelda. Aga selle piisavuse osas ka või sa ütlesidki, on ju, et see, et me juba siin oleme või me elame, et see juba on justkui kingitus või selline nagu supreme asi. Siis ma usun ka, et selle piisavuse teemal, et me võiks kõik baastasemel uskuda, et me oleme piisavad, me oleme alati olnud piisavad ja me oleme ka tulevikus piisavad. Et see selline eneseusk sellesse, et whatever I will do, mida iganes ma teen, nii hästi või halvasti, kui ma seda teen, aga ma olen alati piisav. Vähemalt nendele, kes armastavad ennast nüpeldada, vaata. Muidugi me ei räägi nartsissistidest, nemad, see on hoopis teine selline seisund ja diagnoos võib-olla on ju. Et
et seal inimesed arvavad midagi muud ennast kogu aeg liiga hästi, et seal need afirmatsioonid on hoopis teised, on ju. Aga jah, neile, kes tahavad, ongi uskuda või vähemalt natukenegi, et seda enese kaastunnet sinna juurde ja natukenegi seda piisavust sinna, et uskuda seda baastasemel, et kui ma olin seda elu väärt, siis ma olen juba piisav, on ju, ma olen alati olnud ja olen ka tulevikus piisav. Mulle kangastub siin see tore mõte, et kõik inimesed on erinevad. Ja mis ma enne ütlesin, me paratamatult ikkagi võrdleme ennast teiste inimestega ja sealt tihtipeale tuleb ka see ebapiisavuse tunne, on ju. Mis, kui sa nüüd hakkad enda elu peale mõtlema või mina enda elu peale, siis võrreldes ma ei tea, mingid podcastid olid, mul ei ole. Ma ei tea, ma ütlen Emily, mu ülim see muusika on ju iidol. Et temaga võrreldes ma justkui saangi mõelda, et ma olen ebapiisav sellepärast, et vaata teda, on ju, kuhu ta on elus jõudnud. Ta alustas nii noorelt, ta juba seal mingi algkoolides oli, juba oli tubli, on ju. Ja siis mina mõtlen, et appikene, ma ei ole nagu, ma ei teinud koolis neid asju ja ma ei see, Ja ma võingi mõelda, et ma olen ebapiisav. Aga mina ei ole tema. Seega ma ei saa olla ebapiisav. Mul ei ole õigust ennast temaga võrrelda, sest et minu elu ei ole tema elu. Ja mulle meeldib selles samas Veronika otsustab surra raamatus kogu tegevus toimub hullumajas. Sest Veronika päädi sinna, sest arvuti, et ta on hull, sest ta tahtis oma elu võtta. Ja siis seal käib väga huvitav nagu mõtisklus selle ümber, et aga äkki hullumajas on normaalsemad inimesed kui need, kes elavad väljaspool hullumaja. Proovige korra seda mõtet mõlgutada, et ei pea sellega nõustuma. Aga mõte oli selles, et tegelikult väga paljud, kes seal hullumajas olid, ei ole tegelikult nagu mingi keskmise määratluse järgi tegelikult nagu hullud, vaata nad ei ole mingi erilise diagnoosiga skisofreenikud või midagi siukest, vaid lihtsalt nad on mingi hetk oma elus jõudnud mingisse punkti, kus nad saavad aru, et ma ei saa siit enam minna edasi niimoodi, nagu ma olen elanud, on ju, ja siis tekibki, kellel oli paanikahoog, kellel tekkis mingi asi ja siis kuidagi jõuti siis sinna asutusse. Päris paljud inimesed võivad sinna sattuda, see on nagu... Mis ongi tegelikult see kriis, et kus sa oled nagu, ma enam edasi ei saa nii ja siis midagi juhtub ja siis järsku, ma ei tea, temmeldatakse hulluks. Sorry, ma nii palju ei tea nagu hullumajade siseelust, aga see mõte on see, miks nad siis nagu miks nad seal raamatus nagu mõtles, et nagu et need, kes väljaspool hullumaja elavad, on hullud, on see, et seal kõik järgivad mingisuguseid teatud ette seatud norme, mida me ka kõik väga palju tegelikult ju teeme. Vaata, ühiskonnas on teatud normid, kuidas nagu sind austatakse, kuidas sa peaksid käituma, kuidas on viisakas ja teatud piirini kõik viisakus ja etikett ja see kõik ongi väga vajalik. Mulle ka meeldib, kui juksi lahti tehakse ja ma ei puuksuta avalikus kohas, on ju. On ju, et on ju, jah. Aga teatud normid on täiesti oma koha peal, on ju. Oma koha peal. Aga just see, et kust see ebapiisavus tulebki see, et sa võrdled ennast teiste inimeste mingisuguste saavutustega ja käitumistega ja normidega, siis kui me julgeme olla jutumärkides niimoodi natukese hullud, sest et meil on kõigil oma mingi asi, mis teeb meid eriliseks, vaata mingi asi, mis meid väga palju huvitab või kõnetab või mingi teema, millest tahaks rääkida, mis mul on näiteks, vaata ma tahaks väga palju surmateemast hakata tulevikus rääkima, enamus oleks nagu surm, hirmus, ma ei taha kuuldagi, et miks sa nii morbiidne oled ja siis ma mõtlen, et kui ma hakkaksin sellest rääkima, siis nad saaksid aru, et tegelikult see ei ole morbiidne ja see on nii normaalne asi, millest rääkida, sest et see on osa meie elust ja mis kõik võib siis muutuda, kui sa teadvustad surma, on ju. Igatahes, see on eriline teema, vaata, sellest kõik ei räägi. Aga kui sa julged, siis sa oled natuke nagu veider, vaata, või siis teatud inimesed enam ei aktsepteeri sind ja siis tekib jälle see ebapiisavus, et okei, aga ma ei meeldigi kõigile ei meeldi see teema ja siis paljud panevad ennast lukku, sest et nad ei saanud nagu heakskiitu või tunnustust, on ju. Aga et kui nüüd sealt leida see julgus ülesse, mitte kedagi siis kahjustades, on ju, et see ei lähe nagu vägivaldseks oma uue teemaga või mis iganes, aga et sa jääd ikkagi endale kindlaks, sest see teema sind huvitab, sa tahad edasi uurida, mis iganes siis on või selles valdkonnas nagu edasi liikuda. Kui sealt seda julgust nagu edasi hoida, siis sealt mulle tundub ka, et sealt see ebapiisavus võiks lõpuks ära kaduda, aga see võtab kindlasti nagu aega ja see on väga raske endale kindlaks jääda, kui inimesed ei nõustu sinuga. Just siis, mitte et nagu muidugi, kui sul mingi
ei saa minna jälle egoga peale, et mul on õigus, nagu sa enne rääkisid, et vaata, et mul on õigus ja et mis mõttes sa mind ei usu ja et ikkagi sa oled avatud nagu diskussioonile, et võib-olla sul ei ole õigus. Aga et kui sa tunned, et see on minu asi, see on minu teema, ma tahan sellega edasi liikuda, siis liigu, võta neid samme ära, võta tagasilööke nagu kinnitust, et sa ei saa sellega hakkama, vaid analüüsi neid nii palju kui veel võimalik, et mis ma saan paremini teha, kuidas ma saaks edasi liikuda, keda ma saaksin appi võtta, et enda eneseusku kasvatada, ja kui on vaja, siis teed selle järelduse, et okei, polnud õige koht, aga nii kaua, kui sa tunned, et siit kutsub, siis nagu julgeda edasi minna, vaata. Mulle hullult meeldis see mõte, mida sa ütlesid, et sa panid sinna nagu eriti laetult, aga selle nagu energia sinna, aga et mitte võrrelda ennast teistega. Et selles mõttes ainuke, kellega me võiks ennast võrrelda, on iseendaga. Ja et see võiks olla kriminaalne ennast teistega võrrelda, eriti tänapäeval minu meelest. Võt, paneme kõik luku taha, kes ennast teistega. Nagu võrdlusmoment on väga vajalik, sest et siis sa näed, et kuhu ikka on nagu eeskujud ja inspiratsioon nagu absoluutselt. Aga ma olen olnud oma elus väga kade inimene noorena. Ja nüüd, kui ma näen, juba aastaid tegelikult on see, et kui ma näen, et keegi on midagi saavutanud või midagi sükest, mida ma tahaksin, aga mul ei ole veel, siis mul on nii hea meel nende üle ja siis mul on enda üle nii hea meel, sellepärast, et ma ei ole kade, vaid mul on hea meel selle üle, vaata, et siis ma olin nagu, et okei, et mingi arengusamm on nagu tehtud, et vaatad, et okei, cool, tublid, võib-olla räägid nendega, vestled, kuidas nad jõudsid sinna, et midagi nagu kõrva taha panna ja siis lähed nagu edasi, et cool. Et kui sa mu ellu sattusid, siis mul oligi seda inspiratsiooni vaja, mitte nagu, et ma ei ole piisavalt hea, ma ei oska ja miks mina ikka veel ei ole jõudnud, on ju. Jõuad siis, kui jõudma pead, ma väga vihkan tegelikult seda lauset, et iga asja jaoks on oma aeg, vaata, on ju. Miks? Sest et siis ongi nagu see, et fuck, aga ma ei tea ju, millal see aeg on, kaua jõuab, vaata. See on see enese nüpeldamine, on ju. Aga tegelikult ongi see, et igal asjal ongi oma aeg. Sest et see aeg ongi siis, kui see aeg on käes. Et nagu... Mulle tundub, et meile kõigil on erinevad kaartid ka jagatud, nii-öelda. Erinevad tugevused, siis nagu ongi kriminaalne ennast võrrelda kellegi, kellel ei ole ju neid tugevused, mis mul on. Et kuidas ma saan üldse, see ei ole võrreldav üldsegi. Ja siis ongi see, et võib-olla võiks võrrelda sarnase, ma ei tea, nagu, mis need on siis, qualities on inglise keeles, aga sarnaste no ma ei tea, omaduse taustaga või ma ei tea, mis seda. Et ja mitte jälle kadeduse pealt, nagu sa ütlesid, väga ilus ülestunnistus, aitäh sulle, austan, hindan seda, väga ilus. Aga jah, et just, et motivatsioonist ja vaadata inspiratsioonist ja motivatsioonist seda, et okei, kui tema sai mina ka. Ja mul on siin veel nii palju öelda, meil on see tunnikene ilusti läbi saanud. Aga mulle meeldis ka lihtsalt kokkuvõtteks on ju, et ongi lihtsalt teha neid samme, sina ütlesid, sina naudid, osad inimesed, kes ei naudi. Ega ma kogu aeg naudi, ärge valesti aru saage. On ikka veel, väga palju on neid, vahepeal ma mõtlen ka, et ma pean ennast lihtsalt luku taha panema ja siis kui rääkida tehnikatest, on ju, siis mõnikord võib-olla muu tehnika ei töötagi kui see, et sa paned endale taimeri ja sa istud selle asjaga, mis iganes see asi on, mida sa nüüd pidid tegema hakkama, aga sa tead, et sa ei ole veel piisavalt hea või sa ei oska või sul ei ole inspiratsiooni. Ma ei mäleta, kes oli, aga üks Eesti mingi, no tõid vist mõlemad näitlejad ja siis üks mees oli siis nagu see mentor ja naine oli noorem. Ja selle tsitaadi leiab vist netist üles, mille ma keerutasin endale kunagi seina peale, et see naine ütles, et ta ootab nagu inspiratsiooni, et tal on vaja, et see tunne nagu peale tuleks, mida ma olen ka pikalt öelnud, et mul on vaja, et see tunne peale tuleks, et siis nagu, ma saan tegema hakata, vaata. Et nagu kes koolitöid ja mis iganes, kui lükkad edasi, on ju, viimase õhtuni ja siis teed ära midagi, on ju. Siis see mees ütles vastu, et mis inspiratsioon istuma hakka pihta, vaata. Ja tegelikult selles lauses on väga tugev tõde sees, et loomulikult mõnikord sul kõnnid tänaval ja sa näed mingi lind lendab ja sa oled nagu, et ma sul tuli luuletus, on ju. Aga tegelikult isiklikust kogemusest täpselt samamoodi, kui ma olen istunud maha ja lihtsalt hakkan tegema, siis alguses ongi siukene aga siis see käib mingi lõps ära, siis sa oled mingis kohta jõudnud ja siis sul tekib mingi see tunne, see mingi liikumine, mingi areng, mingi asi ja seda ka alati ei pruugi tulla ja see on ka nagu fine, aga kui sa jälle siis me järgmise osa võib-olla harjumustest teha, on ju.
et kui sa teed iga päev seda asja, kuhu sa tahad jõuda, siis mitte see, kui hästi sa seda tegid, ei too sulle tulemust, vaid see, et sa tegid seda. Sest et sa kunagi ei tea, millal on see mingi see plõks, mida sul oli vaja, et nüüd see areng või nagu see hüpe nagu toimuks, on ju, et see hüpe ei pruugi üldse tulla kogu aeg sellest, et sa nagu hästi tegid, vaid pigem sellest proovimisest ja sellest failimisest ja sellest katsetamisest. Ja siis lased mingi aja mööda ja siis tuleb mingi hea asi, vaata. Ehk et paned taimeri käima, istud tund aega selle asjaga ja siis istud seal, hambad ristis ja teed. Ja teed. Jah, see kõlab nagu mingi rasked asjad on ju, aga elus mul kombatriidis me räägime ka sellest on ju, et 1/3 printsiip, et on need head ajad, on neutraalsed ajad ja siis on need rasked ajad. Jep. Ja raskeid aegu, sorry, aga on vaja tegelikult, et me inimese kasvaks, et oleks häid aegu ja oleks neutraalsed asju, ehk siis see palett ongi kirju. Lihtsalt küsimus ongi, et kas ma teen neid raskeid asju, kas ma vingun nende kallal või ongi see suhtumine ka on ju, aga ma arvan, seda tugevust või sükust ikka tugevust, jah. Sisemist tugevust näitab see, kui ma teen ka rasked asju, isegi kui need on vastikud ja ebameeldivad, on ju. Aga ma teen. Ja ma ei pea võitma ja ma ei pea olema parim selles. Jah, et inimene, mõned, me ei saagi lõpetada seda podcasti ära, on ju mõlema tuleb siin mingi, aga inimese loomuses ongi areneda. Kui sul on iga päev nagu samasugune, ma ei tea, ütlemegi neutraalsus lihtsalt, siis tegelikult see on taandareng. Ja meie keha peab arenema, meie keha peab treenima, meie aju peab treenima, sa pead oma emotsionaalset intelligentsust treenima, sest et paigal seis võrdub tagasi minek. Ja selleks, et edasi liikuda, sa peadki tegema midagi, mida sa ei ole varem teinud. Ja see ongi raske. Ja see on fine. Ma proovin praegu ennast veenda selles mõttes, olge rahulikult, ma ei ole üldse nagu loodusseadused, sa teed selle sisse vaata on ju, et kui ma ei tea, taim ka kasvab, areneb ja mingi hetk hakkab ta taandarenema on ju, aga see kõik on normaalne, see ongi loodusrütmid, kui me seda teame ja omaks võtame, siis nii on ja kui me ei taha taandareneda, siis palun kasvame on ju. Absoluutselt, nii et kasvage. Võtke julgelt neid samme ja kui teil on mingeid mõtteid või küsimusi, siis meie täiega ootame, kui te meile kirjutate ja joonistate, et millest võiks rääkida või millega tiipi sügavamale minna, vabandust. Ja et kui midagi jäi nagu õhku või puudu või midagi võiks täiendada, siis ja vastata võib-olla, et kuidas inimesed ise, kuidas teie oma enese usku, enese väärtust, enese piisavust tõstate, kasvatate. Jah, et ootame alati ka vastu vaidlemisi. et ongi põnev, ei taha ise ka oma ego laksu peal siin lainetada, et me teame kõike, me räägime ainult oma kogemusest. Aitäh Sille! Aitäh, Kristin! Järgmiste kohtumisteni! Tšau!